Uudiste reportaaž. Tere, oleme Tere päevast! tulnud otse laivi kolmapäev, 11. märts, nii ametlik. Nii täpne. Naistepäev üle elatud ju. Elasime üle või? Ja, mina küll elasin. Väga hea. Ja. Et millest me siis räägime täna? Me räägime täna päris paljudest asjadest, nii nagu ikka. Marti räägib kõik, mis teda närvi ajab ja mina räägin üleüldisest jamast. Mida sa vihkad? Mida ma vihkan. Aga tegelikult esimese asjana, nagu ikka, loopargi.ee, minge vaadake, meil on loo alevikus katusekorterid müügis siiamaani 7 tükki, teeme seal järjest varsti juba iganädalased kliendipäevased hakkame tegema, nii et korterid järjest valmivad ja on väga toredad, ägedad korterid. Ja meie portaalides olevatel kuulutustel on nüüd need uued pildid ka, kus on korterite viimistlust näha nagu valmis kujul. Jah, et saab mõtte kätte ja saab tegelikult tajuda neid ruume päriselt, et enam viimistlust valida ei saa, aga korterid hakkavad nagu kohe täitsa valmis saama, nii et jah, arendaja pidi ise otsused ära tegema. saab suveks ilusti sisse kolida. Mitte suveks. Saab varem, aga lihtsalt, et aprillis juba saab sisse kolida. Sisse saab kolida, aga inimestel võtab aega, et hakata seal olema ja elama. Kui praegu tuleme ostma, siis saame juba peale tehingut praktiliselt võtme kätte anda. Nüüd on see, et kevad hakkab läbi saama, nüüd hakkavad kõik jaanipäevaks nagu vaata, et jaanipäevaks saaks uude koju. Jälle uus nagu see pidepunkt inimestele, et jaanipäevaks uude koju. Jah. Okei, rohkem, meil on igasuguseid muid pakkumisi ka, minge vaadake juba meie nimede alt, aga lasime hinda alla, ma lasin hinda alla seal Pikal tänaval, mis linnas see nüüd siis on? Tapa. Kas see vaadatavus on nagu ja niimoodi või? Statistika näitab, et kõik vaatavad, aga real life on see, et keegi ehitada ei taha sinna. Kui ma vaatan ka oma nagu iga nädal algust tuleb statistika oma kuulutuste asjus, siis nagu mõnda kuulutust vaadatakse 200, 300, 400 korda nagu nädalas. Et kus need huvilised on nagu, et näidake ennast. Need on need investorid, kes vaatavad turu peal ringi, need Windows shopperid. Et pakkumisi ei tule, aga lihtsalt vaadatakse, et peab otsima need arvutid üles otsima hakkama, kes kust vaatab nagu. Aga lähme siis mingite teemade juurde ka või? Sa tahtsid alustada oma võibollast olukorrast turul või räägime siis üldiselt asjad ära? Mõned asjad, mis ma siin oma klientide ja oma objektidega olen nagu, et jaa, räägi ära. Otsin kliendile üürimaja siin niuke 2000-3000 eurot ja ega pakkumisi polegi väga palju, et pakkumisi on, ütleme need vähemaks jäänud ja kes klient on selline? Soome pere, kes siin on tegelikult elamas ühes üürimajas praegu, aga kuna omanik ei ole ühtegi asja ära teinud, mis ta on nagu lubanud teha, seal mingid remondi ja mingid parandused ja uuendused, siis nad on nüüd otsustanud, et nad otsivad enda uue kodu. Selle raha eest saab päris häid ei ole väga pakkuda, kui sa hakkad vaatama, mis piirkonnas? No Tallinnas, ütleme niimoodi, sinna Põhja-Tallinna, ütleme mere poole on ju. Seal on ikka korterid pigem. Aga ega väga maju ei ole, et 3-4 maja ja siis ma vaatasin, et mingi maja hind oli 5000 isegi ja Pirital üks maja oli 10 000-ga. Et päris nagu, ma mõtlesin, et võetaks 10 000-ga ka võetakse üürile, aga võib-olla võetakse. Saatkonnad võtavad? Pakkumisi väga palju ei ole ja mõned majad olid endiselt üürile, mis olid üürile pakkumistes ka eelmine aasta nagu. Et tõenäoliselt ei ole neid siis aasta jooksul ikkagi keegi üürile soovinud võtta. See pool on vale, vaata, kui sükest maja, ma eeldan, kui sükest maja otsitakse, siis ei otsita Põhja-Tallinnasse, et ei no see oli seal Pirita pool oli üks maja, mis ma vaatasin, oli 2-3 tuhat oli hind, aga siiamaani on pakkumises nagu siis ei ole hea maja. Et vist on suured kulud või ta oli selline päris uus maja ei olnud, et no ma mõtlengi, et kui sa jääd ajale võlgu, siis sa ei saa endal turu hinnast nagu küsida 2-3 tuhat. 2-3 tuhandega minu maakleri mõte ütleb seda, et sa pead saama ikkagi päris viimase peal kodu, et uue maja maaküttega, tänased tehnilised lahendused. Ma olen 1000-ga saab sellise 1500 on siuke vanema. 1500 ja Nüüd hakkas kohe huvitama, ma pole pikka aega vaadanud neid kallid maju nii-öelda, et mis turu peal üüritakse nagu selles mõttes. Et siin ka mul on 2000 alates. Viimsis on üks maja üürile anda. Huvilisi on tegelikult nüüd päris palju, olime 1600-ga üüripakkumises, aga siis jätkasime praegu 1600-ga ja nüüd on nagu huvilisi veel rohkem. Üks Läti pere tahab, nemad tahavad
aga 3-4 aastaks ja see tundub nagu liiga pikk nagu kokkulepe, et ei saa sellist teha nagu, või noh, vähemalt omanik ei soovi. Siis on seal üks pere, kellel on liiga väike maja, teine pere kellel on 2 hundikoera, kes võib-olla ikkagi ei sobi kahjuks, et nad võivad naabreid häirida. Ja kulud on ka nagu läinud, see on niimoodi 400 pealt 900 peale, siin jaanuar-veebruar olid päris suured kulud nagu, et ka selline kulude pool paneb inimesi mõtlema, millist maja nagu üürida. Kulude pool peab väga palju mõtlema. Et mul siin üks teine maja, mis on müügil, seal varasemalt oli selline 400-500 eurot, olid kõik kulud kokku nagu gaas, vesi, elekter, kõik asjad. Aga tänasel kasutatakse lihtsalt maja, inimesele meeldib, et temperatuur on 25 kraadi toas on ju, ja arved olid 1400 eurot nagu, et wow. Päris suur nagu hüpe. No see oli see ainult see jaanuar, see oli kõik 3 korda kallim. Jah, et no veebruar ka oli väidetavalt kallis. Kulud on ikkagi väga suurte erinevustega nagu. Aga kui sa tahad enda 300 ruudust maja, siis tõenäoliselt sa arvestad selliste kuludega. Aga mis ma sellest üürimajast, mis mul jäi nagu silma, oli lihtsalt üks maja, mis mul kliendile oleks nagu sobinud. Aga see kulutustes on üsna tihti kirjas, et maakleritele mitte tülitada, aga seal oli omanik kirjutanud veel juurde, et isegi mitte helistada, kirjutada, aga üldse mitte suhelda. Et ta oli väga nagu põhjalikult sinna kirja pannud. Sa tõlgendad seda maakleritele mitte tülitada erinevalt kuidagi, kui mitte helistada või kirjutada. Aga ma nagu ikkagi helistasin, aga kätte ma ei ole seda inimest saanud ja ta ei ole mulle ka tagasi helistanud, et ma ei tea, kas inimesed siis nagu guugeldavad, kes neile helistavad või nad lihtsalt ei vasta nagu võõrastele numbritele, kui nad tahavad üürile anda või ka isegi müügi. Ma räägin sulle veel ühe ägeda loo, ma andsin just ühe korteri üürile ühe välismaalasele, kellel on, kui ma ei eksi, siis tal on vist Norra number või oli mingi 3, vahet ei ole välismaa number, mis ei ole +372. Ja tal oli mure üks päev ja ta helistas omanikele ja omanikud ei võtta kumbki vastu seda numbrit ja siis kui mina helistasin omanikule, ütlesin, et kuule üürnik ei saa teid kätte, siis omanik ütles, aga ma nägin küll, et mingi välismaa number helistas, aga mina vastu ei võtta, et mina ei võta sukseid numbreid vastu. Et see on nagu üks suur teema, et turu peal on väga palju omanikke, kes müüvad või üürivad kortereid ja kui neil helistab, teades, et nad pakuvad korterit näiteks või kinnisvara müügiks, siis kui neile võõras number helistab, siis Eesti numbrit võetakse vastu, aga kui läheb kohe ala stiilis Soome number või Norra või Läti või mis iganes, siis kõigil on see hirm, et oh my god, et mind röövitakse kohe paljaks. Tegelikult aus vastus on see, et kui teile keegi helistab, siis te ei pea kartma seda vastu võtta, siis ei saa veel midagi juhtuda. Aga kui te seal kõnes nagu lubate endale mingit koodi hakata järsku sisestama, siis seda kartke on ju. Aga küsitakse sellist asja. Aga ärge kartke nagu vastu võtta, et sellega teile liiga veel teha ei saa, et see on nagu naljakas, aga lihtsalt see oli humoorikas minu jaoks sellepärast, et ma reaalselt andsin välismaalasele inglise keeles suhtlema, nad teadsid, et neil on välismaine üürnik ja neil helistas, võib-olla oleks hea olnud läbi rääkida, et kuule, et kui Norra numbrilt helistab sulle keegi on ju. Pange number telefoni või? Ja, et siis salvestage ära enda üürniku number on ju. Aga see oli nagu pull olukord ja siis õnneks see sai kõik lahendatud ja kõik oli hästi, aga see minu jaoks on nagu naljakas, et või on ka, ma tean ka, et on maaklerid turu peal, kes ei võta välismaa numbreid vastu. Mis ma võtan vastu, see on mingi et siuke suhtumine umbes, et mis ma võtan vastu, et niikuinii nad ei taha ja nad ei tea piirkonda ja nii edasi. Et seda ma olen tegelikult turu pealt päris palju välismaalastelt tagasiside saanud, et väga raske on välismaalastel tegelikult suhelda kohalike maaklerite kontakti saada. Neid eiratakse meili teel või siis telefoni ka vastu ei võeta. Ja ongi, neil on väga suur probleem ja nad tihti nagu tänavad, et tänks, et üldse vastu võtsid põhimõtteliselt. Ja nagu keeleprobleem on ka tihti ikkagi, kas vene keel või inglise keel nagu ei ole paljude jaoks nagu kõnekeel nagu. No seda küll, aga inglise keeles ikkagi räägivad väga palju maaklerid, see on ikka suhtumise probleem, aga see selleks. Aga ütleme, inimestel on ikkagi see hirm või kartus võtta võõraid numbreid vastu ja nad ei võta nagu. Ja siis nad unustavad ära, et nad võib-olla müüvad oma korterit või tahavad üürile anda ja siis ei võtagi võõraid kõnesid vastu ja tagasi ka helista nagu. Aga ma vaatan siin neid üürimaju täiesti huvi pärast, sa ütlesid mulle, et ei ole nagu saada, et ega palju ei olegi. Tallinnas on 17 pakkumist üle 2000 euro olevaid üürimaju, millest ma ütleks pooled ei kõlba nagu kuhugi.
kui sa tahad nagu ikkagist klassikalist uut ja ägedat, et Nagu ma need on vaatan, vananenud lihtsalt osad on nagu palju aasta- väikseid aasta ruume otsa pakkumises on nagu. ja siis ma nägin seda 10 000 eurost Merirahu tänaval ka, et see on Või see on küll omaette klassis maja, et Väga äge maja. väga äge maja, 330 ruutu. Et see suurus on tegelikult Eestis nagu see 300 on selline, justkui loetakse suureks, et see on nagu huvitav teema, et ma olen nagu hakanud mõtlema ja siin näinud ka, et sihuke klassikaline maja täna, ma ei tea, keskklassil on 140 ruutu on ju, 130 ruutu, sihuke optimaalse suurusega, mis on tegelikult juba Eesti mõistes päris suur on ju, seks, et ma näen, et majad ka lähevad aina väiksemaks, inimesed Noored ehitavad pered- täna 100-120 ruuduseid maju endale, 80. 80 juba, Jah. väga praktilisi ja ongi iga ruumilahendus on läbi mõeldud, mis on iseenesest tore, see hoiabki kulud madalad ja tegelikult kogu seda ehitushinda ka madalamal. Noh, noorel perel Ja- tekib see, et kas ta ostab selle väikse maja kuskil linnas Jaa, või ostab täpselt. ta nagu korteri endale vanema siia Jaa. kuskile. Ja siis on suured majad, mis hakkavad tegelikult sihuke 250-300 ruutu, ma pigem nimetaks suurt maja 300 pluss, et Eestis neid maju nagu liiga palju ei ole, aga ikkagist leidub väga, väga üksjagu ja siis on veel suuremaid muidugi. No ütleme 300-seid on väga palju palju, ütleme mingi hulk just need Vanad. 2090 Jah. ehitatud, Ja. kus ehitati suured majad lootuses, et Elekter noored oli jäävad tasuta. elama oma peredega ja No vahetatakse välja ja tegelikult, et see on äge, et on palju ruume ja hästi palju kitsaid käike ja koridore ja planeering on nii hull, et seda ei saagi nagu kaasajastada nagu. ma kogu aeg mõtlen ikkagist selle peale, et need majad, mida täna ehitatakse, et kuidas me vaatame neid 30 aasta pärast. Et kas need tõesti on nagu ka ajale ühel hetkel jäävad niimoodi võlgu, et kogu see, ma lihtsalt mõtlen, et kuhu maja areneb täna, noh. Et kuidas see planeering siis muutub, kuidas vajadused muutuvad, et noh, täna me näeme tendentsi, et nad muutuvad nagu väiksemaks, kompaktsemaks, ise majandavaks, mis on nagu, ma arvan, järgmise kümnendi, noh, see on juba praegu, aga läheb aina rohkem inni, noh, et sul peab olema oma elekter, noh, kõik, see peab olema autonoomne, et see on nagu kõige suurem eesmärk, et sa saad oma kulusid võimalikult palju ise kontrollida, et ei ole mingit võrguteenust, kes ütleb sulle, et täna on elekter nagu, ma ei tea, X summa ja homme on nagu 3X-i on ju, et see on nagu see oluline. Kehras on näiteks kortermaja on ära renoveeritud, katusele on päiksepaneelid pandud ja siis päiksepaneelid hoiavad siis kokku maja üldelektrit nagu soojustagastusega ventilatsiooni, niisugust valgustust, kõike seda. Et ega ta nagu natukene ikkagi aitab kaasa, et kokku hoida nagu. Aga mis mind üllatas, ma ei olnud võib-olla kursis, et remondilaenusid juba majad võtavad 20 aastat ja isegi 25 aastat. Miks see üllatus oli? Ei no mina teadsin, et niisugune 15 on tavapärane nagu 10-15 aastat nagu. Aga kui oleks jah nagu lühema perioodi peale, siis oleks see makse iga kõrgem suurem ka nagu jah. Eile, kui kedagi huvitab, siis oli vist Impulss, kus korteriühistu ütleme siis teemadel räägiti, et maju renoveerida, et on ju see mingi tähtaeg pandud, et mis ajaks peab kõik kortermajad korda saama, on ju, remonditud saama. No see on see suurepärane aasta 2030. Aga raha ja võimalus ei ole. See on nagu terve Eestile pandud Euroopa Liidu poolt. Jah, aga lihtsalt seal arutati, et umbes, et mõned inimesed ei taha, et neile võiks näiteks, mulle ei meelde, et siis riik võiks toetada neid inimesi, kellel ei ole raha nagu nende remondimaksete jaoks, on ju. Et nagu mõeldakse nagu mõnes mõttes nagu ebaõiglasi otsuseid nagu vastu, et ma ei tea, ma siin poliitikat ei viitsi arutada. Aga kedagi huvitab, siis üsna huvitav oli vestlus seal Impulsi saates eile. Okay. Siit on hea edasi minna, kui me renoveerimisest räägime, siis telekat tasu vaadata, seal ongi Impulsi saated. Emotsioonid peale üles ehitatud. Pulss läks üles ja närvid olid läbi. Et aga kui me juba renoveerimisest räägime, siis minu üks teema täna, millest ma arutada tahtsin, et kas tasub kodus remonti teha, enne kui sa hakkad müüma. Me oleme vist kunagi seda, kuule, me oleme seda podcasti päris kaua teinud juba. Sajandeid juba. Siuke tunne, et sajandeid. Mingi pool aastat või, rohkem juba. Kõik on räägitud juba. Iga nädal, kujutad ette, aastas on 54 nädalat või 52 või? Sinna poole. Sinna poole, et me oleme veteranid. Igatahes, kas tasub remonti teha või mitte, et see on siuke surematu teema, mida minult kogu aeg jälle küsitakse maaklerina. Siis mina ütlen alati sellele, et kui sul nagu full remondi jaoks raha pole, siis on erinevad nagu asjad, millega peaks arvestama, et esiteks, kui sa
elad seal sees, on ju, kuhu sa siis ise elama lähed, kui sa seal nagu päriselt tahad selle remondi teha, kui kalliks see sulle läheb ja kas see marginaal, mille võrra see kinnisvara hind nagu lõpuks siis tõuseb, kas see tasub ennast ära, et lõpuks, kui see nagu lihtsalt toetab seda müüki, aga sa jääd omadega nulli, siis on minu küsimus, et noh, kas tasub üldse nagu, milleks tegeleda on ju selle jamaga. Et see on kõik ikkagi protsess, mis võtab aega ja 3-4 kuud on sul sellist projekti juhtimist, kus sa seal nagu lased oma töömeestel kuidagi ise nagu teha. Aga sellised pisikesed detailid nagu mõne seina värvimine või mõned laes olevad, puudu olevad lambid 10 aastat on ju, liistud, mis on nagu lahti või puudu, lihtsalt on ära tulnud ja noh, pole viitsinud tagasi panna on ju. Ja mõnes kohas on seinas auk näiteks on ju, mul üks üürikorter just oli ukse taga, link oli läbi seina käinud 5 korda on ju, kips seinas oligi lihtsalt auk. Et noh, kõik see pisi remont, mis tegelikult ei maksa palju, mida saab teha nagu toahaaval, see annab kindlasti hea efekti ja kasumi marginaali tõustab minu hinnangul nagu kõige rohkem. Et see, et teha full remont ja renoveerimine, see on nagu alati hästi vaja läbi kalkuleerida, et kas korterihind siis päriselt nii palju tõuseb, et see nagu kasu oleks nagu oluliselt suurem, et noh. No kas või lihtsalt asjade, no juba planeerida seda kolimist, et lihtsalt asju vähendada, võib-olla mingid vana mööblit isegi välja viia nagu. See on väga hea tähelepanek, et kui remonti teha, siis mõnikord piisab remondi, noh, mina veel remondi all ka seda silmas, et sa värvidki näiteks mingi ühe seina ära või näiteks mul tuli üks korter Lasnamäel müüki, kus reaalselt ühes elutoa seinas on ju lilleline tapeet ja siis on mingi puidumustriga tapeet on ju, ja kui omanik küsis mult nõu on ju, et mida teha, siis mina ütlesin tegelikult ma võtaks tapeedi ära, värviks selle seina nagu lihtsalt valgeks. Et lihtsalt oli minu nõuanne, et noh, täna sellised ja hästi kirkad värvid jälle, noh, mul ongi seal korteris näiteks sinine sein on ju, kollane magamistuba, siis köök on veel omakorda ja siis vannituba rohelist värvi, et tegemist on täpselt suke 15-16 aastat rõõmuskorter. Ega värvide vastu mul midagi ei ole, aga lihtsalt täna ei ole trend see. Ja kui sa trendi nagu ei taba, siis tegelikult su kinnisvara hind kohe kukub. Et värvipotsik poes ei maksa palju, tegelikult värvida on päris lõbus, kui on normaalselt siledad seinad, sa ei pea hakkama pahteldama midagi. Paned teibi kaitseks peale ja värvid ise ära ja sul on üks nädalavahetuse tegelikult, sul on see tuba värvitud näiteks. Et noh, ja keegi ei vaata sul niukse, noh, kui päris aus olla nagu sellise luubiga nagu, kes tuleb ostma sul seda, et see, et sa seal ei suuda nii hästi värvida kui maaler, siis aga noh, kui ise ostate, siis tasub lihtsalt tähele panna just neid niiskuse ja ventilatsiooni muresid ja niisugused asju, et aknad ei oleks nagu niisked ja aknalauad ei oleks märjad või noh, niisugune no see on piiskadega nii-öelda. Jah, hoopis teisest asjast. Ei, no seda küll lihtsalt, et nagu võib-olla niisugused asju hoopis tähele panna, mitte seda, et sein on värvimata. Ma räägin müümisest praegu, mis teha enne müümist. No, seda ka, aga siis müüjana sa pead ka seda kuidagi puhastama, ventilatsiooni parandama, midagi. No ventilatsioon, kui sa selle välja tood, siis näiteks hästi tihti käin korterites, kus kodudes, kui me müüme hakkame midagi, siis need ventilatsiooni, need kuidas nimetatakse? Fresh klapid. Need klapid ja igasugused, need on kõik, need on alati ülimustad, need on nagu mingi 10 aastat pesemata nagu, et tegelikult te saate korra ära eemaldada peske kraani all puhtaks, et sul ei ole seal, kui sa lakka vaatad, on mingi must lõpp, noh, et sul on nagu 10 aastat sealt tolmu sealt või seda õhku sisse tõmmanda, on ja ventilatsiooni ära tõmme. Vannitubades eriti näiteks on see kogu see mustusplõga on sinna selle valge torbiku peale kogunenud ja see on nii kole. Sul on tegelikult vaja lihtsalt korra vint lahti keerata, lapiga puhtaks, paned üles tagasi. Esteetiliselt palju ilusam. See on nii paljudes korterites niimoodi. Uutes ka. Kus on sul soojus tagastusega vent on ju. Et jälle käisime ühes majas ja omanik avastas, et sundvent on kinni pandud. Et seda ei tohi teha. Nagu soojus tagastusega vent. No inimesed panevad elektri kokkuhoiu mõttes. Ma oma seal kodus ka täna seal nii-öelda need, mis need keskkonnad on, kus inimesed suhtlevad korteromanikud oma vahel. Kirjutavad lihtsalt, et ei, mul on sundvent täiesti kinni pandud. Nagu te elate nagu sellises majas, kus ei tohi seda kinni panna, et ei aknad ei hinga, noh, et see ongi mõeldud selle jaoks, et sul nagu õhuvahetus oleks piisavalt normaalne, et sul ei läheks hallitama, ei tekiks niiskuskahjustusi, su kodus oleks normaalne õhk, on ju. Spetsialistid on 3-4 kuud ja siis on juba hallitus toas nagu. Ma ei tea, miinimum peaks kindlasti olema, noh, kui nüüd kevad tuleb, siis hoiad päeval akneid lahti, aga selles mõttes see, et seda sulgetakse on nagu väga rets. Ja see uuemates majandus see mure ka, et
garantii võib sellest tulenevalt lõppeda nagu. jaa, absoluutselt, et see on isegi kirjas. Ma lihtsalt mõtlen, et inimesed ütlevad, et nad panevad kinni, minu arust seda nagu täitsa sulgeda ei saa, et sa saad nagu hästi madala sa saad seda välja lülitada, kui sul on aparaat toas nagu. No ongi, aga mina ei ole leidnud nuppu, et lülita ventilatsioon välja. Ei, mitte see pult. Sa lähed füüsiliselt masina juurde ja lülita, okei, siis jah, et siis sa pead lae alla minema või kus iganes ta on. Sõltub, kus sul on see jah. Okei, see on jah väga, väga crazy, et ärge seda tehke. Kusjuures, kui sellest räägime, siis on jumala hea, mul on üks üürikorter oli seal Tornimäel, vaata see kahetoaline üks, ma olen seda aasta, ma ei tea, praegu 10 aastat juba üürinud erinevate üürnikele siin ja siis seal on ka niimoodi, et kapi ukse sees on see ventadregaat, seal on see nukk kohe sisse välja ja tegelikult iga kord, kui ma sinna läksin, ma kohe sain aru, kas vent on sees olnud või ei ole, selleks, et sa tunned selle haisu õhu ära ja iga kord, kui ma sinna enamasti ühe üürnikuga sisse astusin, ma mäletan, see oli siuke juustuhais, õhki käinud ringi, et torm majas, et kuna ta hoidis elektrit kokku, siis ta lülitas selle välja, mis on nagu see on tegelikult hea point ja hea soovitus kõigile, et kui teil on üürikorter, mis on soojustagastus sundventilatsiooniga, siis tuleks üürilepingusse kirja panna, et seda ei tohi välja lülitada ja kui seda välja lülitatakse ja see välja tuleb, siis see on kindlasti üks põhjus lepingut lõpetada ja teiseks, kui tekivad kahjustused, siis need tuleb kinni maksta. Üürnikul kinni maksta. Täpselt, selleks, et vannitoas tekib see probleem kõige enne, et see on alati koht, kuhu tuleb vaadata, kui on soojustagastusega üldse sundventilatsioon majas, ei pea soojustagastus olema ja kui see on kinni kogu aeg, siis see on nagu väga kehva ja lõpptulemus on halb. Täpselt. Okei, ühesõnaga remondist saime räägitud, ehk siis minu kokkuvõte oleks, et tasub alati oma 15 aastat vana korteris võib-olla mõelda sellele, et seinad võiks ära värskendada, see annab alati väga hea efekti. Oled sa viimasel ajal kuulnud, mis on remontide ruutmeetri hinnad? Jah, ma just tahtsin selle teise teemana täna rääkida. Aga jah, mul on see kirjas. Ma mõtlesin, sa lõpetad remondi jutt ära juba. Et teine teema ongi võib-olla, siis läheme siit sujuvalt edasi, et kuna ma ise just küsisin hinnapakkumist ühe korteri rekkimiseks, vaata see, mis me tahtsime teha, siis seal ma sain niisuguse põneva vastuse, et 16 ruutmeetrise korteri rekk vanas puumajas on sama hinnaga, kui võtta näiteks 45 ruudune kahene paneelikas. Et ehk siis 1000 euri ruut oli põhimõtteliselt see pakkumine mulle. Ja kui me räägime nüüd siuke vana paneelka, kus on ikkagi kiviseinad ja nagu võib-olla neid üllatusi liiga palju ei tule ja uut vannituba pole vaja ehitada, uut torustikku on ju välja vahetad küll, aga sellegi poolest sul on nagu mingi kanalitoru olemas kuskil, siis seal võib täna arvestada 500-600 euri ruutmeeter, et siis on nagu kindel, et sa tuled oma asjadega välja, et kui sa teed minimaalselt 500. Kui sa teed ise, sa saad kindlasti odavamalt. Siis on lihtsalt küsimus, kaua sa teed, kas sa üldse oskad teha ja ma olen teinud. See projekti juhtimine on niimoodi, et see võta mujalt vabaks. Mida pikemalt läheb, seda kehvem on tegelikult. Ei, absoluutselt. Marginaalile mõjub ka ja tegelikult see ongi vaja läbi arvutada tootlus ka, et ütleme, profid täna rekivad 3-toalise, 2-toalise korteri ikkagist, kui sa võtad nagu mehed, kes teevad kogu aeg teevadki näiteks korterite rekkis, nad teevad 2-3 toalisi, 2-3 kuu, 3 kuud on hästi turvaline jälle, aga 2 kuud on juba väga hea aeg, on see periood, millal sul tehakse nagu korter täiesti valmis, et siis sa saate kätte. Kui läheb seal 4-5 kuud, siis see on juba tegelikult nagu rekkimise mõttes, me räägime täis renoveerimisest, siis see on juba päris pikk aeg ja tavaliselt ma näen, et inimesed ise teevad, siis nad teevad 4 aastat et nad põhimõtteliselt ei lõpetagi kunagi ära. See on nagu aus vastus. Nagu inimesed sees veel elavad, siis läheb ka pikalt ja siis jäävad liistud kindlalt lõpuks panemata. Ei, pooled asjad jäävad panemata, see on fakt. Ja. Ma võtan näiteks aega praegu kodus, et kardinaid panna, ma peaaegu 3 kuud sees olnud. Harjud ära, pole. Päike on ka ilus. Mul ei vaata keegi sisse ka, aga päike on ka kena vaadata. Aga nii on, et tehke seda remonti väga teadlikult ja otsustage, kui teete, siis kellega teete. Aga nii palju maksab või sul on mingid muud numbrid? Ei, ma mõtlesin, et selles mõttes ei ole siis väga palju muutunud, et ongi nagu minimaalselt ütleme 500 arvestada ja keskmine on 700 ja mõned ettevõtted, kes siis ka niimoodi flipivad, on umbes ütleme ütlevad, et 1000-ga saab tehtud nagu. Aga siis neil on juba sisustus ka selles hinnas nagu.
see oleneb, kui ise teha, siis saab kindlasti odavamalt, et aga ega täna ma arvan sihuke 400-500 ikkagist võiks arvestada. Kui ise teed, siis 400-500 on see, kus sa saad nagu võib-olla köögimööbli ka juba sisse. lihtsalt ajakulu on tõenäoliselt siis suurem. jah, et aga kui see ongi su põhitegevus, siis see on teine teema, et siis sa tegeledki sellega, siis sa tead iga kord, kuhu sa lähed, mida sa saad, et ikkagist kujunevad välja mingid kindlad poed ja kiirus on nagu hästi oluline, et tarneaeg ja kõik muu asjad, et lihtne näide, meil oli Loopargis selline olukord arendajal, et sanitaartehnika ja see valamualune kapp, mis pidi meil nagu projekti selle viimistluspaketi järgi olema, nüüd alustades see sõda, mis meil siin 10-15 päeva tagasi hakkas, on ju, siis kogu see staff jäi sinna kuskile kinni ja öeldigi, et nüüd põhimõtteliselt me ei tea, millal nad tulevad. Seisavadki praegu seal kuskil väina taga, on ju. Et sealt ei saa keegi läbi ja noh, me tellisime 9 kappi, aga ma kujutan ette, mõnel on siin tuhanded ja tuhanded mingisugused projektid, mis seisavad selle taga, et see on nagu väga rets teadmatuse ajakulu. Nii et ostke valmis asju. köögimööblite ja garderoobidega on ka mõelge A ja B ja C variandid läbi. Et kui kaua sa oled valmis ootama. Üürihindadest tahtsin natuke rääkida, et ma tegin eile ühe postituse ka. Tallinnas, kesklinnas, Tallinnas. Ikka Tallinnas, jah? Ikka Tallinnas. Et ma ei räägi äärealadest siin ja ma ei räägi praegu Harjumaast ja nii edasi, ma ei räägi Tallinnast. On ikkagist väga selge üürituru nagu ülepakkumine. Ja tegin eile ühe pakkumise, kes nägi, kes ei näinud, räägin siin korraks üle. 2-toaline Kristiines, mida me muidu olime üürinud 650-690 euri, siis täna läks 600 ainult välja. Ei leidnud muidu lihtsalt selle hinnaga. Või teine näide, ma olin ise optimistlik Valgel tänaval, see 3-toaline 790, ütlesin, et saame. Tegelikult huvilisi käis, aga tegelikult oli see, et otsustamine jäi pooleli ja lasi minna 725, nii nagu omanik tegelikult mulle ütles. Ja noh, nädalaga selle korteri puhul olid, ma arvan, aga seal oli see viimistlusküsimus. Oma tagad, et see korter oli lihtsalt, no jällegist 15 aastat vana, nagu just rääkisime. Muidu koht ja kõik oli hea nagu. Et kui oleks seinad valgeks värvinud, siis oleks 850 euri saanud. Et see on fakt. Et üüriturul on see ülioluline. Et kui teie korter on natukene väsinud, siis täna eriti, siis te ei saa seda maksimumhinda, nagu omanikud tihti arvavad. Või seda, mis varem olete saanud. Jah, seda, mis olete varem saanud näiteks. Mul siin näiteks ühe teise korteriga 3-toaline Kristiines, mis oli vana kivimaja, paneelikas. Omanik ütles, et ühe korra, see on siuke omanike jutt ka nagu selles mõttes kunagi ei tea, nagu kas on pool tõde või pool nagu juurde pandud, on ju. Aga et ma ühe korra panin selle ise ülesse mingi siin aasta tagasi 1,5, et siis mulle 725 euri oli see sama, mis mul läks nüüd 590-ga tegelikult. Et siis mul joosti pikali ja ma küsisin, et mis see pikali jooksmine tähendas. Ta ütles, et no mul helistasid kõik, ma ütlesin, et see ei ole üürileping. No aga sellega poolest on ju. Ja täna läks 590-ga tegelikult välja, et ei läinud isegi 600-ga. Et korralik 3-toaline, täis mebleeritud, tegelikult 5. maja ka korras, väga viisakas, suur vannituba, näed, ei saanud. Nii et üürihinnad on tule all ja surve all, et ja kui tahad eristuda ja saada maksimumhinda, siis peab olema hea pakkumine ja värske korter, et midagi muud teha pole. Et nagu lühiajalist üüri on hästi vähe, on ju. Inimesed ei saa oma korterid võib-olla müüdud nende hindadega, mida soovitakse ja siis pannakse nagu pikaajaliselt üürile. See on ka kindlasti üks teema, jah. Või kus siis veel neid üüripakkumisi juurde tuleb? No see on üks teema ja teine on investorid ise müüvad mõned siin. Ei, ma ütlen just üüriga nagu. Ja ongi. Et kus neid üüripakkumiseni juurde okei, kust juurde tuleb. No lühiajaline turg on üks esimene alati, mis turgu mõjutab. Ja need, kes müüdud ja ka teiseks on need uusarendused, mis on hästi palju tegelikult Tallinna kesklinnas järjest valmis saanud, on lõpuks valmis päriselt saanud. Inimesed oma korterid, nagu investorid on väga paljusid korterid ostnud, 10 kaupa. No jah. Ma ütleks isegi 100 kaupa. Et on tegelikult ikkagist ostetud korterid kokku, mis täna ootavad nagu üüripakkumist. Et see on, ja muidugi rotatsioon. Ja kusjuures, mis mulle meeldis, me tahtsime Luminori seminarist rääkida. Aga kui me korraks nüüd põrkame sinna, siis oli see, vaata seal oli see teema meil, et üüriturul on ülepakkumine, seda korra mainiti seal. Aga mida räägiti niimoodi, mis oli põnev, see sündimise teema.
et see on väga oluline tegelikult või hea mõte, mis mulle nagu meeldis sealt. Vaat igalt seminarilt sa saad ühe mingi hea mõte, mis võib-olla tõesti paneb mõtlema, et okei, sellega võiks arvestada. Ja see minu jaoks oli, et tegelikult sündimine Eestis on nagu ülimadalaks, ma ei tea neid numbreid, aga see on ikkagist nagu tuntavalt madalam, kui oli nagu langenud, 10 aastat tagasi on ju. Ja see tegelikult kõik viitab sellele, et mingi aja pärast on see suur käpp, et tegelikult korterit polegi nii palju vaja, üürikuid pole nii palju vaja, selleks, et lapsi ei sünni lihtsalt. Poole pole vaja, laste täpselt, et kõik nagu taandub nagu sellele, aga see tuleb viitega, et noh, nüüd kui keegi võtab selle statistika lahti, et millal sündimus hakkas langema kõvasti, on ju, siis ühel hetkel see nagu võib selle aja kokku joosta, et noh, arvestab 17 aastat, 15-16 aastat edasi ja tegelikult saab kätte, millal see tuleb. Et see aeg ei ole nagu enam 15 aastat, vaid nüüd ongi võib-olla 5-10 aasta pärast. 50 aasta jooksul, jah. Et huvitav mõte lihtsalt. Me läheme sinna nüüd nagu tasapisi Luminari hommiku peale üle, mis oli väga äge üritus. Jaa, thanks kutsumast meid sinna, Katre ja Kristiina ja Marlen ja. Et üks äge üritus üle pika aja. Jaa, oli küll jah, et siuke hästi vaba, ei olnud selline selle sündivuse kohta nad veel rääkisid ju seda ka, et noh, inimesed lihtsalt ei osta ka uusi korterid, kuna ei ole vajadust lisa toa järgi, lisa pinna järgi, mis oli varasemalt kogu aeg nagu perede olulisim põhjus uue elamispinna ostmiseks. Oli korteri tubasid või ruumi vaja, aga täna pole. Inimesed on harjunud või lepivad sellega, mis olemas on ja nad ei vaja nagu uut pinda osta nagu. Ja see on ka üks pool, mille pärast siis nagu uusarendused praegu ootel on nagu. No uusarenduste turul on üleüldises mõttes ikkagist, noh, me iga päev müüme ka ju ja pakume ja näeme, et tegelikult samas kui ma räägin nagu müügiesindajatega uusarendustest, siis need kõik räägivad nagu ühes suust, noh, siuke nagu katkine raadioefekt, et midagi pole halvasti, on ju. Aga samas nagu võiks paremini olla, et noh, siuke so-so, et nagu pealkirjad ei taha. aga lõpuks, kui me vaatame, noh, täpselt, et kui me vaatame, mina kui vaatan nagu seda, et mida teevad mõned arendajad ja kaasavad rahasid ja mitmendaid kordi juba siin enne just arutasime, siis see on tegelikult märk sellest, et rahavood ei ole võib-olla kõige paremas paigas, et raha ei kaasata niisama, et börsile minnakse ka selleks, et raha on vaja, et ei ole selleks, et lihtsalt raha nii palju ja nüüd olen hea tegija. Kindlasti mõned muid põhjuseid ka, aga enamasti minnakse ikkagi turule raha kaasama sellepärast, et raha on vaja, et see on üks lihtne viis ja täna seda saab kuidagi nii ägedalt teha, et see tundub nagu selline uus kultuur olevat, et lihtsalt noh, investeerimine ongi nagu siuke tore asi on ju, aga seda reklaamitakse nagu lihtsalt nagu leiba saia, et nagu mis me just rääkisime sellest kontsernist suurest, kui sul on vaba raha, anna meile, et noh, suva on ju, sa oled niikuinii fänn juba ju. Et teadmata üldse, kas noh, asjad on tegelikult korras. Aga jaa, see selleks investeerimine igaüks otsustab ise. Et aina rohkem ju täna saavad kõik poolikud uusarenduste projektid ka nagu valmis. Et Oskar ei lubanud ilma kindla faktita nagu numbrid välja öelda, aga ütleme siis lihtsalt suurusjärk, et valmimas on enam-vähem 2500-3000 või valminud on valmimaas on uusarenduse korterit, et kui mingi 70 korterit kuni 100 korterit kuus müüakse ära, siis on meil päris pikk nagu varu nagu uusi kortereid. Ja lisaks 24 kuud on see varu täna ju, öeldi ju. Oli 24 kuud. 2 aastat. No siis ongi 2 aastat, jah. See on nagu üpris palju, et tegelikult tuleb juurde ka. Aga noh, mis me siis veel, mis sul on omal, et mina nagu panin mõned mõtted, et kahjuks meil võrreldes Läti-Leeduga ei lähe väga hästi, et Eestil on ju, et just rõhutid seda, et nagu ootamatult suur erinevus on nagu Eesti majanduse ja nagu Läti-Leedu majanduse vahel. Läti-Leedu. No ja Leedus läheb eriti veel hästi nagu. Just kinnisvara kontekstis räägime. Hinnad on kõrged ja ostetakse ja arendus toimub ja kõik nagu majandus õitseb. Mis see ökonomist tõi seal ju välja, et täna Leedus seal Vilniuse juures äärelinnas nii-öelda keskmine ruutmeetri hind 6-7 000 €, et see on nagu normaalne. See on päris suur linn. Meil on siin, noh seda küll, aga ma ei tea, meil on siin Kalaranna nagu kõige kallim piirkond hakkab 6-7 000 €, on ju, et vastu merd.
et seal on äärelinn Ta on äärelinn, jah. et meil on vastu merd ja siis seal on äärelinn, et seal siis 10-15 000 on nagu ja aina ilmselt enam merel. nagu ütleme siis noh, inimesed noh, nende käitumismuster on muutunud, et Lätis oli ikkagi see, et laenu ei võeta, oli elu kogu aeg mõttemaailm. Kusjuures aga tänaseks ikkagi saadakse aru, et kui uut on soov osta, siis tuleb laenu võtta. kui Leedust rääkida, siis ma olen Vilniuses käinud ja kunagi siis kui Michael sündis, ma mäletan ja tegelikult oli see, et ma kõigil soovitan Vilniusesse minna, et ja Palangale. Ma olin väga positiivselt meelestatud ja üllatunud, et kui puhas seal kõik oli, kui korras seal oli, et minu jaoks on alati need Baltikum, Läti ja Leedu jätnud tunde, et noh, mis ma sinna lähen, et nagu ei midagi erilist. ei midagi erilist jah, et nagu tegelikult oli väga äge ja mulle vanalinn Vilnius väga meeldis ja seal oli väga äge nagu ringi tatsata. No okei, neil on ka rohkem inimesi ja sellest tulenevalt rohkem nagu võib-olla majandus tegutseda. Sa näed, et see on suurem ikkagi see linn, nagu tunnetad seda. Noh, niuke läbi huumori niuke hea võrdlus oli ka, et meil on kogu aeg soovitud olla nagu Soomega nagu Soomele järgi jõuda. Aga jäi nagu kõlama, et Soomel läheb nagu veel kehvemini nagu Eestile, et siis nagu, et tõenäoliselt me jõuame niimoodi edasi tegutsedes Soomele ikkagi järgi nagu. Jah, kogu aeg selles suunas, kui Soome läheb. Et kahjuks jah, seal on ka see majandusega üsna kehvasti nagu. Mis mulle segaseks tegelikult sellest seminarist tegi, ma ütlen ausalt, oli see ökonomistide siuke jutuajamine seal, et no see keskpanga tüüp seal, see lihtsalt rääkis hästi humoorikalt, aga tegelikult minu arust mitte midagi asjalikku ei rääkinud. Ja ta ikkagi minu arust ütles välja, et nagu olukord on kehva, aga midagi teha ka ei oska nagu. No jah, et nad lihtsalt teevad ja räägivad ja noh, bürokraatiat ajavad. Et järgmine neljapäev tuleb mingi Euribori otsus, tõenäoliselt ei pruugi langeda ja kui jääb samale tasemele, aga tõenäoliselt tõuseb. Oli tema isiklik arvamus, ta ei tohi muidu ta peaks ta tapma vaata. Ja seal oli jah. Aga siis see mõte ka jäi mulle meelde, et kui nüüd nagu palgad tõusevad, siis tuleb ka intressi tõsta. Et noh, et ei ole siis hea, et palgad tõusevad. Kuigi Eestis on palgad tõusnud, aga samas on ka maksud, hinnad, kõik sellega seoses nagu oluliselt rohkem tõusnud nagu. Et elu läheb kallimaks kogu aeg siis tänu sellele. Et nüüd see nafta hinna tõus ka vist oli 70 pealt umbes, tõenäoliselt läheb mingi 110 peale, et Eesti tanklates on vist juba ette ostetud kallist kütust nagu, et kohe päeva pealt hind muutus. Et ega see mõjutab ka nagu teisi hindasid kõik see kütuseturg nagu ja nagu õnneks saab küll talv läbi, aga ega vist uus aasta paremaks ei lähe nagu või noh, ütleme siis järgmine kütteperiood odavamaks ei lähe nagu. Ja siis nad arutasid seda nagu seda või kuskil mujal oli vist arutelu see, et kas nüüd tuult ja päikest meil edasi arendada või siis ikkagi põlevkivi kasutada. No see oli mingi mujal vist. See oli sõltumatusest räägiti, sõltumatusest. Ja see keskmise palga ja ühe ruutmeetri hinna võrdlusest ka, et noh, et täna on nagu keskmise palgaga ühte ruutmeetrit keskmist osta ei saa, et 16% on circa erinevus nagu. Et noh, et ei ole nagu väga palju, aga ikkagi nagu on, et on nagu kõrgem. Aga minu arust, ma ei tea, kas see oli nagu inimeste lohutuseks või mitte, aga vaatan, et teid seal tabeli välja, kus oli see Euribori liikumine on ju, ja siis see vist oli Ühendriikide või noh, ütleme Inglismaa nagu võrdluses, et siis 70-80 aastatel oli Euribor 18%, et meil on nagu minna. Ja siis ei ole muret tänase Euriboriga, et praegu hästi. Tänane Euribor ei ole ju üldse hullu, me ju tulime just peaaegu 5 pealt alla, et elu on lill. Poole kord, noh, kõigil, kel laenud on, saavad aru, mis see tähendas vahepeal. Need investorid, kes lihtsalt tegid selle vea, et kunagi, tegelikult vaata, kui pangad laenu välja annavad, siis nad alati teevad selle 5-6 stressitesti läbi, et need kliendid, kes te laenu pangast võtate, et teie ei tea seda, aga pank arvutab teie nii-öelda selle maksukoormuse nii-öelda selle kõrge intressiga ka läbi, et saaks aru, et kas te jaksate laenu teenindada või mitte. Ma arvan, et see ikka käiakse kliendiga koos läbi. Ei käida, seda ei öelda sulle, et me arvutame nüüd 6-ga. Et selles mõttes see lihtsalt stressitest tehakse ära ja tegelikult sellega arvestatakse, et sellest tulenevalt mõjutab see ka kindlasti seda laenuvõimekust. Et, ja LTV on ka muidugi oluline, me ju kõik teame seda, loan to value, et kui suur osa tohib sinu sissetulekutest olla nagu laenuga kaetud, mida sa igakuiselt nagu ära maksad.
et paljud ei tea ka seda, et siin ongi see, et inimesed lihtsalt panevad seal kalkulaatoris mõnikord kõik need noh, kinnisvara hind 100 000 on ju, sissetulek ja vaatavad, mis on laenumakse on ju, või see sissemaks, vaatavad, mis on laenumakse, aga mida inimesed ära unustavad tihtipeale on ikkagi see, et neil on juba kohustused ka, et nad tegelikult ei saa seda summat laenu isegi võib-olla, sellepärast et neil on juba leasing, neil on telekas, neil on pesumasin, neil on külmkapp just eile võetud, krediitkaart, kusjuures kui teil on krediitkaart, mis tegelikult see oli minu jaoks veidike üllatus, pangad ju ise hullult pakuvad seda, et isegi kui teil on krediitkaart, aga te ei ole seda kunagi kasutanud, siis panga silmis on see kohustus niikuinii selleks, et pank on andnud teile juba mingi garantii, et nad annavad teile selle, noh, kui sul on juba see krediitkaart olemas, sa võid iga hetk minna tegelikult panka, võtta mingi X summa välja, mida sul krediitkaart võimaldab, ehk siis see ongi tegelikult kohustus, et sa tegelikult nagu justkui vastutad selle summa eest, et minu jaoks oli selles mõttes nagu üllatus, et tegelikult pangad hullult suruvad neid krediitkaarte peale, aga nad samas ütlevad seda väga nagu ei selgita võib-olla ei selgita minu arust piisavalt, jah. Ja siis samas tegelikult, kui sa hakkad kodulaenu võtma, siis see on tegelikult teile kohustus, mis sest, et te pole seda kunagi kasutanud, see on kohustus teile ja tegelikult ongi see, et mul on olnud kliente, kes krediitkaardi selle lõpetavad ära, et saaks laenu. Sellepärast, no, et tihti inimesed teevad ju reisimise pärast üldse omale krediitkaardi, no see ongi turvalisus. Et seal autot omale rentida. Ei, see on loogiline selleks, et kui seda raha varastatakse, siis see on panga mure, mitte sinu mure. No iga mure on ikka millega tegeleda. Jaa, aga krediitkaardi põhiline mõte ongi reisil, miks inimesed seda kasutavad tegelikult on see, et see kaitseb sinu päris kontot, et seal sul võib olla ju 10 000, 100 000 ka. Et kui see krediitkaart on, siis sul on see piirmäär ees ja see on panga raha, mida kasutad. Et see ei ole nagu sinu mure tegelikult, kui seda röövitakse või varastatakse. Et see toimib teistmoodi. Aga mis on oluline vahe, vaata Austraaliaga toodi ka seal välja, et no USA-s on see sama asi, krediidireiting on ju, Eestis sükest asja ei eksisteeri. Tegelikult mul jäi see küsimus küsimata, et kas Eestis on nagu mõeldud selle peale, et Ameerikas teadlikult tehakse juba väikese, kui laps sünnib näiteks, noh ma olen tarkasid investorid kuulanud USA-st, no, kui neil laps sünnib, siis nad teevad lapsele kohe krediitkaardi, selleks et seal krediidiskoor on see, et kui sa võtad krediitkaarti kasutad ja ilusti eeskujulikult maksad, siis krediidiskoor läheb aina paremaks. Ja tulevikus, kui laps tahab päriselt nagu mingit krediiti kasutada, siis tal on juba lihtsam kõike seda asja ajada. Et ta ei ole nagu null, see on umbes nagu töökogemus, see on nagu töökogemus Eestis tahetakse, sa oled 20 aastane, aga 40 aastat tahetakse kogemus saada. Ei, et sa oled õppinud ülikoolis 28 eluaastane ja siis tuleb välja, et sul ei olegi kogemust. Et sul ei olegi kogemust, jah. Aga sul ei olegi tegelikult. No, ülikool ongi skämmi. Aga soovitakse ikkagi konkureerida või noh, palgatasemel ikka küsida seda, mis ei ole hea võib-olla. Okay. Aga räägiks võib-olla nendest laenuasjadest ka, mis need viis inimest rääkisid laval, et see oli minu arust ka päris huvitav nagu, et nii põhjalikult ma ei teadnudki nagu. No aga räägi korra läbi siis, kui sul meeles on ja siis ma lisan ja siis tõmbame otsad kokkuseks, et me oleme päris kaua laterdanud juba. Et nagu ma teadsin küll, et pangad on nagu põhjalikud, aga et nii palju neid tasemeid on, mida üks laenu taotlus nagu läbi. Et ei ole ainult, esimene asi on see, mis mul meelde, et kui te olete, noh me teame seda, aga lihtsalt meil oli nüüd nagu pilt silmes, loodi visuaal ka. Et kui te lähete panka, siis tegelikult laenuhaldur on esimene see kaitseliin, siis on teine kaitseliin, siis on kolmas kaitseliin, ehk siis seal on neid inimesi lõpuks, kes teie nagu selle kogu protsessiga nagu kaasatud on umbes nagu ma julgen öelda küll mingi 5 osakonda. Noh, nad ütlesid küll, et nad püüavad ikka alati leida mingid sobivad lahendused kliendi jaoks ka, aga teinekord ei ole see võimalik nagu. Oluline märksõna veel, üheski pangas vähemalt siis Luminori pangas ei ole sükest asja olemas nagu komisjon enam. Et nagu kolmapäeval saadakse kokku ja siis otsustatakse, kas Pille saab laenu või mitte. Et kõik, et tegelikult jooksvalt tänapäeval selleks, et laenud väljaandmine peab olema kiire ja orgaaniline ja tegelikult see käibki niimoodi orgaaniliselt. Esimene siis nagu see vanast ajast tulnud. Jäänud. Mis sa ütles, et esimene kaitseliin ongi see haldur, kes võtab selle meilidel või digi selle... Ei, seal oli veel enne laenuhaldurit oli tegelikult enne laenuhaldurit tegelikult, kui te taotluse teete, on veel need kõige esimesed inimesed, kes vaatavad selle üle, previisorid või kuidas need nimetati, ma ei mäleta enam, võime eksida siin, aga
ja siis, kui see esimene nagu tšekk on tehtud, siis tegelikult läheb see nagu laenuhaldurile. Et kui seal on see esimene tšekk, mis teie laenutaotlusega tegelikult tehakse, on see, et kas te kõik andmed olete sisestanud. Kui ei ole, siis tegelikult see läheb kuhugi tagurpidi või tuleb teile tagasi või ma ei tea, kuidas täpselt toimib. Ja palutakse uuesti teha, aga kui kõik andmed on nagu nii-öelda soovitud andmed on esitatud, siis see tegelikult jõuab alles laenuhalduri lauale, kes hakkab seda nagu läbi vaatama ja analüüsima. Mis on nagu murekohad olid, seal toodi välja, et kui inimestel ei ole töökohtasid ja teine on, et inimesed unustavad ära oma sissetulekud, et tuuakse välja ja kohustused niikuinii unustatakse osad ära nagu. Aga et, ma ei tea, pannakse võib-olla kirja ainult justkui piisavalt sissetulekut, ei panda nagu kõiki sissetulekuid kirja ja siis ka kõiki kohustusi ei peeta kohustusteks ja unustatakse ka nagu ära. Siis ongi, kui haldur vaatab protsessi üle, võtab ühendust kliendiga, saab kõik vajaliku info, on ju, siis lähebki nagu vanasse nii-öelda nimetatud komisjoni, kus on siis isikud, kes vaatavad selle halduri poolt esitatud, kokku pandud selle kliendi laenutaotluse üle. Kui seal on nagu kõik, seal on tavapärane mingid erisusi ei ole, siis läheb veel ta vist teisele nii-öelda isikule, kes mitte vist, vaid läheb kindlasti veel teise sinna osakonda, kust vaadatakse suurpilt üle, et kõik on korras ja nii nagu pank seda nõuab ja nagu pangalt nõutakse, et oleks selleks, et pankasid kontrollitakse ülipalju ja see kontroll on selline, et tuleb lihtsalt kontroll sisse ja ütleb, et me tahame 2008 aasta selle laenu väljastatud nagu memo saada, kus on siis memoks nad nimetavad seda, kus on kõik selle laenuga seotud dokumendid, kõik see informatsioon, mille põhjal see laenu otsus nagu tehti ja siis see peab olema nagu, peab paigas olema. Ja mõnikord on olukord, kus pangale öeldakse, et aga miks te siin otsustasite nii, et tegelikult oleks võinud küsida seda ja see ei ole veel, saavad nagu 15 aastat hiljem nagu kontrolli nii-öelda selle mingite laenude pealt, mis on nagu, tundub absurdne, aga nii on, et nad kaitsevad hästi palju ennast ja need nõuded tulevad tegelikult Eesti Keskpanga, Euroopa Keskpangalt ja Eesti Pangalt ja siis tegelikult pangasisesed reeglid veel, et neid reglemente on hästi palju. Et tegelikult laenuhaldur ei ole see, kes teid piinab, et ma tahan seda näha, vaid ta tegelikult teeb. Ta on kohustatud küsima neid asju ja tema on kokkupanija. Üks info oli kindlasti, mis on väga oluline, on see hindamisakt on ju. Selle sisu, et hinda oleks kõik vajalikku kirja pannud. Ja siis need summad ka, nad ütlesid, vaata tõid välja, et nemad võivad nagu öelda, või ma ei tea, keegi publikust ütles, et üks pank nagu tegi kliendile laenu pakkumise ja teine ei teinud nagu üldse, on ju. Ja seal toodigi välja, et toodigi välja, et veel tiim täienes. Tiim täieneb. Ja, tšau. Tema Michael, väike maakler. Tulevane. Aga okei, siis ongi aeg kokku tõmmata sellepärast, et mis me ikka laterdame, on ju. Ja, lähme teeme tööd. Selleks, et nagu ma tegin väikse video ka, ega maaklerid ei tee mitte midagi. Maaklerid ei tee mitte midagi. Tehke tarku tehingud ja näeme juba notarist. Tšau. Kõik head. Tšau. Kus sa oled, väike?